Kuidas modelleerida sõlme, kui terastala toetub otsaplaadi kaudu kanttoru külge keevitatud paksu plaadi peale? Sõlm näeb selline välja, aga alustame täiesti otsast peale. Selleks alustame uue projektiga, valime tühja sõlme geomeetria, teeme kõik nullist. Valime defaultiks 20 boldid. Esimese asjana siis tekitame posti. Ja saate siia kirjutada SHS, siis tulevad erinevad nimekirjad välja. Soovitan SHS Gold Formed selle taha tärnikese panna, tähekese aktiveerida, et siis saate siit neid kiiresti favorites'ide alt kätte. Post on mul 200x6. Tõstame ta püsti 90 kraadi. -90, siis jääb see punane toe element alla, nagu postil olla võiks. Ja järgmisena defineerime tala. Ja tala on mul IP 400. Nii, ja tala peaks ikkagi olema horisontaalne, eks pitch on 0. Nii, siis järgmine asi on see, et vajutame posti peale ja geometrical type'iks valime continuous. Et see post on pikk, 8 meetrit pikk ja ta ulatub edasi katuseni välja ja sellised vahelahed ala. Aga nüüd ma pean selle tagasi muutma 90 peale. Nii, nüüd on see toe tingmärk jälle all. Siis järgmisena tahaks selle tala korralikult ära lõigata, sest hetkel tala on posti sees. Selleks vajutame operation, workplane, keerame workplane'i püsti valesti, nii, ja liigutame workplane'i 115 võrra, 115, nii, sobib. Seejärel kasutame seda workplane'i tala lõikamiseks. Võtame cut member M2, cut by ja siit valime workplane. Ja näete, nüüd ta lõikas selle tala ilusasti ära. Järgmisena teeme siia otsaplaadi talale. Stiffening plate. Keerame stiffening plate'iga püsti. Ja jätame paksuse 10, siis B1 on 195, B2 210. Nii. Ja laiused on 105. Ja liigutame teda X suunas 110 mm võrra. Nii. Ja nüüd me näeme, et see plaat on siit alt natukene väljas ja see peabki nii olema, sest ma tahan, et kogu koormus läheks läbi selle otsaplaadi. Nii, siis järgmisena keevitame selle otsaplaadi talakülgega. Võtame jälle operation, part cut, member M2 ja stiffening plate SP1. Nii. Ja vaatame, mis nüüd juhtus. Tõepoolest õnnestus. Viiesed keevised. Vaatame, kas mõlemal pool on õigesti. Aga jah, ma jätan praegu ainult sisemised keevised.
siis järgmisena kopeerime, tekitame selle topeltplaadi siia seina peale. Kopeerime SB1 ja selle asemel, et nüüd käsitsi teda sinna alla viia, ma defineerin ta läbi selle seina. Siis selle eelis on see, et kui ma plaadi paksust muudan, et siis ta jääb alati selle seinaga kontakti. Ma ei pea käsitsi seda X koordinaati muutma. Ja siis nüüd kasutame natuke teisi väärtuseid. Siia paneme 510 ja siia paneme -210. Enne oli 210 selle plaadi alumine mõõteks. Siin on näha 210 ja nüüd ma siis kasutan seda negatiivset väärtust, et selle plaadi ülemine serv saada siia täpselt õigele joonele. Nii, paneme origin, seekord ei ole mitte joint, vaid on member. Ja member M1 on post ja kui ma nüüd hõljun siia selle posti seina peale, vaata siia alla tekib üks tekst. Alla on kirjas M1 Web1. Nii, see on õige. M1 Web1 type, ma tahan tabler ja rare. Nii. Nüüd juhtus selline asi, et see tabler liikus hoopis sinna üles. Seda saame siis niimoodi muuta, et muudame need väärtused omavahel ära. Ja nüüd on jälle õiges kohas. Ja juba näeme, et siin on keevised ka tehtud, aga võib-olla siia üles ma seda keevist ei taha, sest et see otsaplaat ju peab, väike selline logisemisruum võiks olla ja see keevis võib ette jääda. Seega ma kõigepealt panen õige paksusega selle plaadi ja keevised kustutan sellest operatsioonist siin praegu ära, sellest see tabler alati tahab ennast kohe automaatselt keevitada posti külge. Ja valin siis no weld ja selle asemel tekitan käsitsi keevise. Operation, weld or contact. Ja kui ma nüüd valin edge to surface, siis võtame selle plaadi kõigepealt ja siis üks veeb. Vast on õige ja nüüd juba näeme, et üks keevis on üleval, aga ma just seda ei taha. Kui ma nüüd panen läbipaistvaks pildi, siis ma näen neid indekse. Aga mind pigem huvitab 2, 3 ja 4. Mis on need teised indeksid seal. Ja hetkel me näeme, et ainult lubab mul kas siia üles või sinna alla seda keevist luua. Seega on keevise suuremaks, kui paneme 6-seks näiteks. Et siia külgedele keevist saada, siis ma pean eraldi operatsiooni tegema. Kopeerime. Ja nüüd peame natuke vastupidi defineerima, et defineerime first plate'iks defineerime selle posti seina. On siis M1 Web1 ja teiseks defineerime selle plaadi. Midagi me seal juba näeme, keevist. Nii, aga vaatame siis, nii see on 1 ja 2. Nii, siin näitab siis ka, et posti see külg on number 2 ja posti see, tähendab serv on number 1. Nii ja nüüd me näeme, et keevised on sinna loodud, paksus või keevise A on siis 6 ja tundub, et sellega nüüd on korras. Siis järgmisena võiks siia selle nurkrava ka tegelikult ju defineerida.
nii, ja nüüd selleks ei hakka me uut memberit tegema, vaid me teeme stiffening memberi operation. Stiffening member, lisame siia üle 100 × 100 nurkkraava, 100 × 10 nurkkraava. Me peame teda natukene siin positsioneerima. Pikkus on ühele poole 90, teisele poole 90. Offset -235. Origin on plate ja see plate SP2. Type on doubler. Location front, rotation 90. Tundub, et ma pean seda natuke mirrordama ka. Ja offset on natuke vale. Offset pidi olema siin 235, 235, vot nii, juba hakkab tulema 235, paneme 230. Panen 230 sellepärast, et boldid töötaks üldse siin ideastaatikas, peab see vahe olema väiksem kui 2 millimeetrit. Aga tegelikult me tahame koormust läbi selle otsaplaadi liigutada. Praegu läheb sellise mõõduga, jällegi kaotan need keevised ära. Pigem häirivad mind siin ja teen täpselt sama loogikaga need keevised selle plaadi külge. Ehk siis paneme operations, welds ja edge to surface. Valime siit memberi, vajutame selle pikk by mouse cursor, valime selle plaadi. SM1 tahab veel täpsustamist, top flange. Jälle siit vasakult alt vaatan. Panen läbipaistvaks pildi ja tahame keevitada SP2 külge. Võib-olla peaks natukene täpsustama ka, et paneme ülemise plaadi nimeks cap plate ja alumise plaadi nimeks support plate, see on lihtsam jälgida. Ja see on L. Nii, ja nüüd näeme siin jällegi läbipaistev pilt on peal, siis me näeme spikrit. Meil on vaja 1, 2 ja 4 küljed ära keevitada. 1, 2, 4. Ja nüüd vaatame, siis me tõesti näeme siin neid keeviseid. Nii, sellega on nüüd korras. Nüüd võiks veel boldid lisada. Siis seda tala siin nurkkraava küljes vähemalt horisontaalsuunas peaks kinni hoidma. 50, semikoolon -50. Ja mida ta kinnitab? Ta kinnitab, esimene item on M2 bottom flange. Ja teine item on, siit alt vasakult vaatan, LV1. LV1, nii. Boldid ka olemas. Väga hea. Ja mis siis järgmisena? Paneme korra keevised üle, paneme need ka 6-steks. 6, 6. Võiks olla see ka 6 siis. See 6. Ja need boldid, mis siia vahele tekkisid, need on 6-sed. Okay. Tundub mõistlik. Järgmine samm oleks panna peale koormused. Selleks võtame siia load. Ja mingisugune error on weld 1-ga tekkinud. Millegi pärast on siia mingid numbrid 2, 3, 4, aga ma tahan ainult number 2. Nii, okei, sellega korras. Võib-olla mul oli 2 weldi samal ajal valitud ja siis ma muutsin 2 korraga. Selle tõttu see error võis tekkida. Tegelikult on võimalik niimoodi kõiki korraga ka muuta. Ilmselt seda ma kogemata ka tegin. Aga visuaalselt vaadates nüüd tundub, et on õige. Ja küll lähme koormuste juurde tagasi. Kõigepealt siis M1. Paneme member labels tagasi.
talale läheb selline koormus, BZ ja negatiivne. Ja postile läheb alla otsa 655 ja üles otsa 311. Nii, need on siis, see on siis kõik jõud, mis ma suurest mudelist sain talale ja posti pikijõud. Vaatame ka unbalanced forceseid, tundub, et on enam korras. Ja paneme arutama, vaatame, mis juhtub. Juba näeme, et protsendid langevad, järelikult midagi ei toimi. Midagi on sõlmes valesti. Esiteks üks asi, mis tegelikult ununes, on kontakt selle kahe otsa vahel. Support blade'i ja selle ülemise blade'i vahel. Ja selleks paneme operation, weld ja edge to edge. Ja meil on cap plate 1 ja support plate ja nüüd vaatame jällegi läbipaistva pildi pealt, et kuidas neid kokku saada. 1 ja 2, 1 ja 2. Nii, näete, nüüd tekkis siia see punane joonekene. See näitab, et see nii-öelda see kontakt sai nende kahe plaadi vahel loodud. Hea küll, paneme uuesti arutama. Ikkagi näeme, et koormused langevad. Midagi on ikkagi valesti. Panen cancel. Probleem on selles, et kuidas see jõud praegu mul siit sellest talast läbi läheb. Ma panen läbipaistva pildi wireframe ja vajutan siin tala peale. Siis näeme, et see paindumomendi pöör on selline, eks. Aga tegelikult ju siin peaks olema paindumoment 0, sest et see otsaplaat saab siin alumise plaadi peal pöörduda. Mis tähendab, et me peame vajutama M2 peale. Ja siin all on forces in. Ma pean panema position ja nihutama ta nüüd käsitsi õigesse kohta. 110 täpselt see plaadi center. Ja kui me nüüd arutama paneme, siis peaks arvutus kenasti toimima. Ja näete, nii ongi. Paneme check. Kui me tulemusi vaatama, praegu tundub, et kõik on nagu hästi, midagi üle piiri ei ole. Aga vaatame kõigepealt equivalent stress, paneme alati mesh ja deform peale. Tundub, et on selline enam-vähem mõistlik sõlm, ainult et nagu näeme, siis siin tegelikult all on pinged on üle 300 megapaskali ja siin selle liite juures lausa ongi 355 megapaskalit. Mis on natukene võib-olla palju, et näiteks kui see post peaks saama ka nõtkuda oma terves pikkuses natukene, siis tegelikult ju siin ideastaatika mudelis me seda posti nagu sellist üldnõtkumist ei vaata ja seda ka siin ei ole arvestatud, et siis tegelikult see, kui natukenegi kuhugi pool nõtkuma see post hakkab, siis siin selles kohas pole üldse reservi, 0 kantavime reservi on. Aga nüüd, kui ma nüüd vaatan neid pingepilte, siis mul nagu tekib tunne, et aga äkki see ei olegi päris õigesti kirjeldatud meil siin praegu. Et hetkel, et see ülemine post sisuliselt nagu lihtsalt vajub ühele poole längu, aga tegelikult ju meil on võib-olla selline olukord, et siin on mingi tugi, eks. Post läheb siia ja siis keerab tagasi, sest et siin on meil katuse tugi. Ehk siis praegu siin mudelis tundub nagu ta läheks niimoodi lihtsalt längu ära. Ja tegin korra RFM-i sellise mudeli ka, kus on samad koormused peal, vahelagi on eksentriliselt siia. Tähendab, talakoormus on eksentriliselt pandud, on global deformations. Et selline see umbes võiks välja näha, see deformatsioon. Ja kui me vaatame paintemomente,
siis tegelikult ju selle vahelae ekstsentrilise koormuse tõttu tekib postiga selline paindemoment. Et antud hetkel on meil ideostaatikas selline mudel. Umbes selline mudel, et kogu see ekstsentrilisest tavakoormusest tulev koormus läheb siis paindemomendi konstantseks paindemomendiks ja siis tasakaalustatakse siin all toe juures ära, eks. Aga see on 38 km/meetrit, mis on päris palju. Kui me vaatame näiteks paindemomendis pingeid, siis me näeme, et see on 134 kN/meetrit. Aga samas nagu realistlikult võttes jaguneb see paindemoment ju 2 laiali, nagu just näitasin. Niimoodi, et ja siis on see pinge ka poole väiksem. Nii et võib-olla peaks seda sõlme siin natukene koormuse tingimusi natuke parandama. Ja seda me saame õnneks teha. Ja lõpptulemus on siis selline. Ma kõigepealt teen nüüd ideostaatikas selle ära, siis näitan. Lähme tagasi disaini peale. Paneme selle wireframe build'i, load effects ja paneme postile 18,9 paindemomenti ja 18,9 siia vastu ka. Üks peab olema mõlemad peavad olema negatiivsed. Nii ja nüüd näeme, et siia tekkis mingisugune see vastu paindemoment, eks. Ja nüüd, kui ma hästi korraks panen tala bearing elemendiks, lähen tagasi load effectsidesse, siis ma näen sellist pilti ja see vastab ju sellisele mudelile, eks. Ehk siis sisuliselt nagu ma paneks siia sellele Varda ülemisele jupile selle 18,9 konstantse paindemomendi peale ja siis ta jaotub nagu õigesti ära. Et see ideostaatika mudel praegu hakkas niimoodi nüüd tööle. Vaatan deformatsioone, et siis on ka, et keerab ja siis keerab tagasi katuse juurde. Ja kui me vaatame nüüd pingeid selle reaalse mudeli ja ideostaatika mudeli vahel, deformatsioonid on sellised. Aga meid ei huvita tegelikult need ülddeformatsioonid, meid lihtsalt huvitab see, et see vaheosa oleks õigesti kirjeldatud. Kui me vaatame nüüd neid painde pingeid, siis siin on maks 66,7 ja miinus 66,7 ja siin on täpselt sama tegelikult. Nii et see sõlmepiirkond nüüd ideostaatikas hakkas täpselt nii tööle, nagu me selles globaalmudelis ootame. Ja vaatame, mis siis tulemustega juhtub. Et kõigepealt ma pean selle posti tagasi bearing elemendiks panema. Sest ma tahan, et see tugi oleks nii-öelda posti all ikka, eks. Ja vaatame nüüd, mis tulemustega saab. Paneme kalkuleerima. Equivalent stress. Ja näete, nüüd on ikkagi hoopis parem see pilt, et siin on meil umbes 225 või midagi sellist on pinge. Jah, tõesti siin läheb suuremaks, aga nüüd ta ei ole päris 355 selles piirkonnas ja ta on selliselt palju lokaalsemalt. Ehk siis nüüd töötab meil tegelikult see sõlm palju realistlikumalt. Nüüd näeme ka, et siin selles posti ülemises otsas on ka ikkagi mingisugused jõud sees. Et nüüd me siis saime selle korrektse käitumise. Ja mida veel vaadata? Plastic strain, kus on plastsed deformatsioonid. Näeme, et tegelikult ongi ainult siin kohas. Nendes nurkades. Ja local deformation, see on siis üks lisakontroll kanttorudele. Eriti oluline just saledatele kanttorudele. Ja siis vaatame ka stressing contacts. Ja siin me näeme, et tegelikult näete, meil läheb ikkagi
mingisugune osa sellest jõust läheb läbi nurkraua, mida me tegelikult ju tahtsime vältida, aga me ei saa nurkrauda üle 2 mm vahega jätta. Sellepärast, et siis lihtsalt pudel ei toimi, poldid peavad alati väikse sellise vahega olema. Et võib-olla kuidagi oleks võimalik sellest ka lahti saada. Ma võin etteruttavalt öelda, et sellest on võimalik lahti saada, aga see üldtulemusi muudab nii vähe, et sellel lihtsalt ei ole pointi. Nii et kui sul on vaja selline sõlm lahendada ja sind muu lisainfo ei huvita, siis tegelikult praegune lahendus ongi juba piisav. Korra zoomime sisse ka, siis tegelikult ju me näeme, et see otsaplaadis on ka päris arvestatav pinge. Ja samas siin nurkrauas ei ole peaaegu üldse pinget, mis tähendab, et ikkagi põhimõtteliselt 95% või isegi rohkem, 99% ikkagi läheb selle otsaplaadi kaudu siia posti. Nii et põhimõtteliselt sõlm toimib. Vaatame korra poltides mõjuvad jõud. Mingid sellised väikesed jõukesed neile mõjuvad. Ja selleks siis vaatame ka keeviseid. Näiteks võtame selle keevise siit. Siis näeme, et on täitsa punane, aga samas me näeme ka, et utilization on 52%, sest tegelikult selle keevise ülemises otsas on veel kõvasti reservi. Et seda keevist on ikkagi võimalik veel kõvasti koormata. Ja siin sama teema, vaatame seda küljekeevist. Jällegi utilization 44%, lihtsalt see tipp on siin ja selle tipu järgi tulevad need hoiatused siia üles vasakule, aga tegelikult asi ei ole nii hull. Nii, aga ja kui tahta muidugi nüüd täpsemalt tulemusi vaadata, siis pluss nupuga teed selle lahti, run lõpp sprint preview. Ja siin on siis veel arvutuse kohta natuke infot. Nii, ja nüüd veel kui nüüd vaadata erinevaid variante, näiteks ma võin teha niimoodi, et seivin sõlme ära. Siis võime testida ka selliseid huvitavaid variante, et võib-olla lihtsalt vaadata, et mis selle sõlme siis maksimaalne kandevõime on. Paneme copy. Siit kirjutame täna otsaplaadiga sõlm, max kand. Paneme max F. Ja näiteks võtame siia selle sõlme peale. Ja võtame siit joint design resistance. Ja nüüd paneme arvutama. Siis me saame teada, palju see sõlm tegelikult vastu võtab. Ma saan seda natuke arutada, et ta läheb praegu plassasse piirkonda ja selle tõttu ka võtab arutamine natuke rohkem aega. Nüüd siin 175% juures tõmbab natuke koormust maha, et ilmselt me oleme selles piirkonnas, kandevõime saavutamise piirkonnas. Nii, saime tulemused kätte. Samal ajal teises aknas ma näitan ka, milline see välja näeb. Lõpuks. Nii, lähme check. Joint design resistance 170% ja siin näidatakse ainult pleite, järelikult plaatidega siis nii-öelda see kandevõime piiravaks. Aga ega meil siin ju ongi ainult läbi plaatide koormamine. Ja kui veel stress paneb peale, siis ta tegelikult näitab täpselt sama pilti. Ta näitab selle originaalkoormuse pilti.
et mul siin teises aknas on 170% koormusega arvutus tehtud. Ja siin näeb siis asi selline välja, et no nüüd on kõik täiesti punane. Et see on kindlasti lubamatu, kõik on täiesti plastseks läinud siin postis. Ja samuti ka tala on selline, et kui peaks selline põikjõud olema, siis ilmselt paindale see ei pea ammugi vastu ja läbipainded on ka väga suured. Aga sõlme mõttes lihtsalt huvitav vaadata, et palju see kandeline olla võib. Nii, aga veel võiks vaadata ühte sellist asja, et kui me lülitame poldid välja, mis juhtub? Otsaplaadiga sõlm. Otsaplaadiga sõlm, poltideta. Ja mis siis ka toimub? Lihtsalt, et seda, kuna mind jäi häirima natuke see, et nurkrava peale ka oli kerge, või nurkrava peal oli väike kontakt selle ülemise flantsiga, et kui ma poldid ära kaotan, siis võiks see kontakt ka ära kaduda. Aga mis siis nagu ülejäänud sõlmest saab? Kas siis sõlm toimib? Oleme arutama. Ja sõlm ikkagi toimib. Ja näete, ei olegi nagu häda midagi. Ma panen stress in contacts. Ja näete, see jõud on siit kadunud. Ja nüüd läheb kõik ikkagi läbi see otsaplaadi. Et jah, ka niimoodi võib analüüsida, et lõppude lõpuks need poldid ongi seal ainult fikseerimiseks. Ja siis üks asi võib-olla veel, mida testida. Panen igaks üks poldid tagasi. Vaatame seda bucklingut. Calculate, buckling. Buckling shape. Buckling tulemused ja nüüd näeme, et kõik see nõtkumine on tegelikult seotud postiga, mis viitab sellele, et see postisein on tegelikult siin kogu selles sõlmes kõige saledam osa ja tegelikult see 5,36 on natukene selline, võiks olla vähemalt 10 ja pluss, et globaalmudelit arvustades võiks olla vähemalt 15. Ehk siis antud juhul tegelikult võiks olla ta 10, nii et see on ka üks väike viide sellele, et kui sa nüüd lähed globaalmudelisse ja teed oma nõtke arvutused näiteks terves pikkuses sellel postile, siis suure tõenäosusega ta kandemine polegi tagatud. Et kui oleks nagu selline soliidne varu, siis see kindlasti oleks üle 10 see buckling factor. Nii et võib-olla peab siin nagunii posti seinapaksust suurendama. Aga sellega võtaks otsad kokku, et tänan tähelepanu eest.